Tere tulemast kuulama Väikse Vankri podcasti. Mina on Anna-Liis, olen kirjastuse Väike Vankri tegevjuht ning mul on hea meel, et oled meiega täna ühinenud. Eelmises saates tutvusime Eesti tervisesüsteemiga, rääkisime vaimse tervise spetsialistidest, abi saamise võimalusel ja teraapial. Tänases saates õpime süvitsi ühe nõustamisameti kohta, mis käsitleb teemasid, millest avalikkuses on hetkel veel paljudel ebamugav rääkida. Räägime seksuaalnõustamisest. Tänane osa on inspireeritud Kristina Pirk-Vellemaa raamatust Seks positiivseks ning Betty Martini raamatust Saamise ja andmise kunst. Saate eesmärk on vähendada hirmu seksist rääkimise ümber, avastada, milline roll on nõusolekul meie elus ning mõista, millist toetust saab pakkuda seksuaalnõustaja. Tänase saate külaline on Anna-Josefiine Preobrazhenskaja-Maier, kes on pikaajalise töökogemusega õde ning on saate salvestamise hetkel seksuaalnõustaja väljaõppes. Head kuulamist! Nii. Salvestame siis. Salvestame. Tere! Tere, hea kuulaja! Nii tore jälle siin Ruumumi podcasti konteineris olla. Et, ma ei tea, kuidagi eelmine kord oli siin nii lihtne ja loogiline see salvestusprotsess, nii et ma otsustasin ka seekord Tallinnasse tulla ja seda ruumi kasutada. Aga täna on meil väga huvitav teema. Räägime seksist, räägime nõusolekust, räägime saamisest, andmisest, sekspositiivsusest. Et täiesti aus olla, et kui ma valmistusin võib-olla isegi mitte selleks podcastiks, vaid nagu selleks aastaks, siis mul nagu süda veits puperdas sellepärast, et ma teadsin, et see aasta tuleb meil vähemalt 2 nagu seksi ja nõusoleku teemalist raamatut välja ja siis ma olin nagu, et aga ma teen nii podcasti, see tähendab, ma pean rääkima nendel teemadel ja see oli nagu, et appi, ma pean seksist rääkima nii jube. Aga mul vedas sellepärast, et ma avastasin selle varem ka Kristina Pirk-Vellemaa raamatu Seks positiivseks, aga ma just nagu lugesin selle läbi ja nagu pärast selle lugemist ma olin nagu nii palju rahulik, ma olin nagu mingi wow, kas nagu natuke vana ei ole, et nagu häbeneda seksist rääkimist, et nagu, ma ei tea, murrame mingiseid arvamusi ja nagu oleme enesekindlad, sest et see on ikkagi osa meie elust, siis on täiesti normaalne ja naturaalne. No ütleks, see on fantastiline osa meie elust. No täpselt, aga räägikski siis kõigepealt meie külalisest. Tere, Josefiine! Tere! Räägi endast, et milleks sa tegeled, mis on sinu eriala? No ma olen töötanud siis hariduselt, ma olen siis õde. Olen töötanud siis 8 aastat Tallinna kiirabis, see oli fantastiline kogemus. Hiljem 2 aastat Tallinna psühhiaatriakliinikus, et siis usaldusõena. Ja hetkel õpin siis seksoloogiks. See on jätkukoolitus, 2. astme oma, et esimene mul on läbitud, et see on nagu level up. Ja olen ka praktikal Tallinnas Tartu Ülikooli meestekliinikumis, mis asub siin samas. Okei, väga hea. Aga kuidas sa üldse meditsiinivaldkonda jõudsid, kas sul on mõni pereliige sealt või mis sind nagu inspireeris? No mulle meeldivad sellised töökohad, kus ma näen, et kellelgi hakkab kohe parem, et see maailm muutub kohe natukene paremaks, helgemaks, et ma näen, et minust on nagu kasu, et ma teen midagi head. Ja just olles õde, et seda ma tundsin nagu igapäevaselt. Et see kõige rohkem mind inspireeribki. Ahaa, et sa ütlesid, et sa töötasid 8 aastat Tallinna kiirabis. Ja. See on päris pikk aeg, et mis sa võib-olla enim nautisid seal töötada? No see kiirabis töötamine on nagu elu nagu filmis, et ma isegi ei vaata seriaale, sest see oli lihtsalt fantastiline. Selles suhtes hästi erinevad olukorrad, elustamised, erinevad väljakutsed, hästi fantastilised kolleegid on, kes seal töötavad, need inimesed väga suure südamega, sest kutseid on väga palju, kutsed on rasked ja tõesti, ja mis mul veel väga meeldis Tallinna kiirabis, et pidevalt väljaõpped, igasugused koolitused, see ei jää nagu ühele tasemel, sa alati nagu arened. Traumakoolitus, elustamiskoolitus, igasugused ja need valdkonnad ka arenevad. Ravimkoolitused, et sa nagu iga korraga muutusid nagu targemaks, paremaks ja suutsid pakkuda veel paremat abi. Aga kui me räägimegi õetööst, kas on ka mõned
ma ei tea, väärarusaamad nagu õeameti kohta, mida sa oled võib-olla ise nagu siis läbi elanud või mis ei lähe tegelikult nagu reaalsusega üldsegi kokku, et no siuke vanamoelne mõtlemine, et õde on see, kes lihtsalt täidab mingi arsti korraldusi ja ei ole mingit üldse iseseisvat arvamust, et tänapäeval see õendus liigub väga drastiliselt, et õel on aina rohkem nagu otsustamisvõimalusi, et ta võib ka teha enda isiklikke vastuvõtte, näiteks vaimse tervise õde, et seal on ka hästi pikad järjekorrad, et õde korraldabki ja toetab näiteks patsienti ravimprotsessis, diabeediõde, et just hästi palju iseseisvust on ja see amet on hästi populaarseks läinud, et kui mina astusin sisse 15 aastat tagasi, siis seal ei olnud isegi vestlust. Et lihtsalt tulge ja käisin ka väljaõppes Lissabonis, et me olime vist esimesed üldse, kes läksid Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist, et kedagi ei olnudki eriti ja siis kindlasti minge, et mitte nii, et sa pead mingi 1000 asja ära tegema, et saada sinna, vaid see oli nagu sellised esimesed sammud. Ja see oli ka hästi äge kogemus, et see esmatasandi õendus oli siis Lissabonis, et me käisimegi mööda kodusi ja tegime seal sidumisi, süste ja et see on ka väga huvitav. Aga praegult ma vaatasin, et 1500 inimest andsid paberid sisse see aasta ainult Tallinna Tervishoiu kõrgkooli. Et see on väga-väga populaarne ja üks sõbranna on juba 5 korda proovinud sisse saada ja ei saanud, kuigi hinded head, kõik hea, lihtsalt ei saa sisse, et väga popiks on muutunud amet. Eriti kui praegult on see tehisintellekt ka, et just ma arvan, et õde on väga raske kellegi asendada. Et just see inimhool, see empaatia, et no, see on, ma arvan, esmatähtis nagu patsiendi jaoks. Wow. Tundub küll nagu mingi siuke väga suur hüpe, et see no see on mega suur hüpe ja koroona ajal ka, et näiteks õel oli alati tööd, et see on siuke amet, mis on alati nagu vajalik ja ühiskond ka vananeb ja neid probleeme tekib nagu aina rohkem, mida siis lahendada ja toetada inimesi. Ja, minu sõbranna töötab ka õena ja nagu nii palju, kui ma olen ta kogemuste kohta kuulnud, ei tundu üldse, et õde on siuke mingi teisejärguline amet, et arst ütleb, mida teha ja siis sa oled lihtsalt mingi ülesande täita, et ei tundu olevat nii ühesõnaga. Ja eriti hea just siuke hästi suur nagu koostöö, et ongi nagu kõik on võrdsed, kõik teevad nagu ühistööd, ühise eesmärgi nimel ja näiteks tervishoiutöötajad on nagu alati näha, et kui mingi olukord, siis nad alati panevad käed külge või on nagu hästi initsiatiivirikkad. Et kui on mingi, no lihtsalt ma olen elus tähele pannud, alati tulevad aitavad ükskõik millega, et lihtsalt see on nagu nende, ma ei tea, juba loomuses nagu kinni. Okei, aga nüüd, kui me siis teame, kes sa oled, millega sa tegeled, miks sa oled kvalifitseerunud, et siin täna rääkida oma kogemusest, läheks saate teise osa juurde, räägikski seksist, et tegelikult enne kui me saame nagu seksist võib-olla rääkida, me peaks rääkima hirmudest selle rääkimise ümber, sest et see on lihtsalt meie kultuuris väga suur osa kahjuks, et see on siuke jätkuvalt tabu millegipärast. Absoluutselt, jah. Häbiväärne ja võib-olla ebamugavust tekitav, et miks sinu arust nagu jätkuvalt ikka veel on seksist rääkimine paljude jaoks ebamugav? Sest me paljud oleme kasvanud nagu peredes, kus sellest nagu üldse ei räägitud. Näiteks mina olen ka see näide, et minu peres mitte keegi mitte kunagi ei rääkinud sellest, nagu seda poleks üldse nagu olemas, et siuke täiesti tabu teema. Et ma arvan, perekonnast ka me võtame siuksed nagu arvamust kaasa ja siis pärast, et see on nagu must ja mingi räpane tegevus või et mingi tüdruk paneb mingi lühikesed riided või midagi, ta on kindlasti lits või selline nagu sildistamine käib kogu aeg ja et ei ole lihtne. Jaa, nõus. Minul samasugune kogemus, et nagu kui sa räägid paari suhtes, siis on enamasti see, et nagu armastus ja mingi kirg ja mingi soovide täitmine ja mis iganes muu, aga siis kui me räägime nagu laste saamisest või muu, siis on nagu mingi, lapsed lihtsalt tekkis, et me ei räägi nagu sellest, et mis seal nagu, mis need sammud nagu enne on ja siis see on lihtsalt nii huvitav, et nagu 2025 me oleme ikka veel siin, kus seks on nagu tabu, et miks? Sest et see on ju see, kuidas me paljuneme, see on lihtsalt nagu tavaline elu osa, aga et ma tahaks tegelikult lugeda katkendi Kristiina raamatust, sest et ma tunnen, et tema on palju parem sõnasepp kui mina, et siis me võiksime siit samast nagu promo mõttes ka juba lugeda mõned katkendid, et Kristiina meelest me elame
no mitte isegi üsna, vaid väga seksnegatiivses maailmas ja siis ma tahakski lugeda katkendi sekspositiivsuse teemal, et mis see on alustuseks üldsegi. Nii. Sekspositiivsuses on koos seksi, seksuaalsuse ja mitmekesisuse jaatamine. Seksuaalsust ja seksi mõtestab sekspositiivne inimene ja sekspositiivne ühiskond. Elu loomuliku ja toreda osana ning lusti ja naudingut nähakse seksi juures olulisel kohal. See aga ei ole toksiline positiivsus, kus kahtlustele, segadusele ja niinimetatud negatiivsetele tunnetele ruumi ei ole. Sekspositiivsuses on ruumi terviklikuks inimeseks olemisele, nende kõigi värvide ja varjunditega. Selles aga mõistetakse, et seksuaalsus ja selle väljendus on igaühe jaoks isemoodi ning hoidutakse andmast moraalseid hinnanguid teiste inimeste olemusele, eelistustele ja valikutele. Jah, me oleme kõik inimesed oma eelarvamustega ja see on meisse sisse kodeeritud, aga oluline on oma mõtteid märgata, olla neist teadlik ja hoiduda nende põhjal kellelegi silta ladumast. Et see on siis see, kuidas Kristiina defineerib sekspositiivsust ja ma arvan, et Kristiina on küll üks kõige õigemaid inimesi Eestis vähemalt seda defineerima. Et ja kui me rääkisime veel ühiskonnast ka, et nagu ühiskonna mõjust selle seksuaalsuse ja seksi arusaamisel, et siis tahaks ühe koha veel lugeda, et see on lehekülg 29, et mis seos on sõnadel ja kuidas see siis seda meie vaadet nagu seksile mõjutab. Siit siis üks katkend, et suurem osa seksiga seotud sõnadest on laetud. Ebamugavusega, piinlikkusega, labase huumoriga. Osa sõnu tunduvad jällegi kliinilised. Pole siis ime, et meil seksist nii keeruline mõelda ja rääkida on. Milleski avatud rääkimiseks on meil vaja sõnu, millel ei ole laenguid. Või siis tegeleda nii-öelda ümberlaadimisega, võtta teadlikult mingi väljend ja muuta see jõustavaks. Aitab ka see, et me lihtsalt aksepteerime ühe või teise sõna või väljendi laetust, aga kasutame neid vaatamata ebamugavusele ja liigume läbi selle ebamugavuse tunneli mugavuse poole. Moel või teisel peame ju hakkama saama, kui tahame seksist rääkida. Aga et siis seksikommunikatsioonist saad veel rohkem lugeda siis siit samast raamatust ka. Et see oli niisuguseks jutu arendamiseks, et ma olen nagu täiesti nõus, et kui sa mõtled kõikide nende sõnade peale, kui me räägime seksist, ma ei tea, võib-olla sina oled juba nii positiivne, aga et lihtsalt kui me tavakontekstis mõtleme selle peale, siis on ikkagi nagu mingi labane ja piinlik ja häbiväärne ja mingi peitmist väärt võib-olla, et see on nagu see on põhjus, miks me oleme siin, kus me oleme praegu. Et loodetavasti selle saate lõpuks oleme me kõik veidi positiivsemad ja nagu julgemad siis sellel teemal rääkima. Aga minnes selle mõttega siis edasi, et milliseid sõnumeid seksuaalsuse kohta me sinu hinnangul kultuuriliselt kaasa saame? No me oleme niisuguses hästi paradoksaalne nagu maailm, et nagu oleks hästi maailm seksualiseeritud ja samas nagu just neid nagu piire ja neid õigeid sõnu ja positiivsust seal nagu ei ole. Et ongi vajalik siis need kuidagi igapäevaellu tuua, see positiivsus seksi vastu. Et nagu oleks seda igal pool, kinodes, ma ei tea, seriaalides, elus, aga jah, just nagu kui me lähtume nagu inimest endast, siis see rääkimine on kuidagi, et valehäbi, inimene tunneb nagu haavatust, mõned inimesed tunnevad häbi isegi oma mõtete pärast, et isegi selliseid on, et isegi ei aktsepteerima fantaasiaid seksuaalseid. Et jah, et kui ma nagu jällegi mõtlen sõna seks peale, siis mis mul nagu pähe tuleb, panin nagu mõned mõtted kirja, et esiteks seks on püha, oleneb on ju, mis kontekstis, ma nüüd arvaks, et Ameerikas, kus usk on nagu palju tähtsam kui meil siin Eestis, seal on ka võib-olla see arusaam nagu rohkem juurdunud, et seks on püha, see on mõeldud ainult mingi paari suhtes või abielus olevale inimesele ja see on minu arust nii keeruline olukord, kui inimesed otsustavad, et nad tahavad ennast hoida siis kuni abieluni, et siis alles on nagu seks lubatud, sest et
noh, me ei ole viimases paaris osas ühtegi Redditi lugu lugenud, aga mina jätkuvalt loen väga palju Redditi lugusid, kus siis inimesed räägivad oma kogemusest ja seal on nagu, ma olen väga mitu lugu lugenud, kus inimesed on siis hoidnud ennast kuni abieluni ja siis, kui see noh, honeymoon phase nii-öelda hakkab, on ju, siis avastatakse, et oi, oota, meil on täiesti teine nagu arusaam sellest, et nagu mis on seks või et meil on täiesti teistsugused eelistused või meil lihtsalt nagu ei klapi. No inimesed ei julge rääkida, sest nad kardavad, et neid häbistatakse, et kui inimene nagu avab ennast, siis ta on nagu haavatav. Ja meie ühiskonnas ongi need inimesed kardavad sellest rääkida, sest et millest sa üldse räägid või et mis mõtted sul peas üldse on ja et läheb see nagu peale, inimesed on nagu selle tõttu kinnised. Ja aga kui kellegagi olla haavatav, siis see peaks olema sinu enda abikaasa, et see on nagu siuke, ma ei tea, võib-olla isegi kurb, kindlasti, ma ütleks, et see on kindlasti kurb, et inimesed ei taha olla haavatavad isegi, kui nad nagu abielluvad kellegagi, et siis miks me oleme suhtes või miks me abiellume. Aga jah, et minu arvamus on see, et isegi kui sa otsustad siis ennast hoida kuni abieluni, et siis tegelikult see seksist rääkimine peaks olema sama, ma ei tea, regulaarne kui paaridel, kes nagu ei oota abieluni. No, ikka. Et eriti kui sa panedki kogu oma selle usu sellesse, et nagu me oleme perfektsed üksteise jaoks ja siis me ootame, et see tõde nagu tuleks päevavalgele siis, kui me sellele lepingule alla kirjutame, et siis kindlasti see diskussioon seksi ja oma eelistuste ümber peaks nagu palju varem algama. Absoluutselt. Et jah, et see oli siis üks mõte, seks on püha, see on mõeldud ainult ühele või teisele inimesele, siis teine mõte, mis mul tuli seksiga seoses, on see, et seks on ebaloomulik ja see peab olema varjatud osa meie elust, mis see nagu sageli lihtsalt ongi, et nagu vanematena me ei räägi oma lastele, mis on seks või et see on kuidagi et see on häbiväärne või... See on häbiväärne, jah, et see tuleb jutuks siis et äkki vahetame teemat või midagi sellist kohe, et... Kui sa nagu tegelikult päriselt õpid, mis see seks on, siis on, ma ei tea, inimeseõpetuse tunnis, kus see on ka nagu laetud väga kindlate mingite eelarvamustega, mis see seks on, sest et ma ei usu, et tänapäeval keegi räägiks, et seks ei pea olema eelmäng, ma ei tea, põhiline osa ja siis orgasm, on ju, et ma kahjuks kardan, et ikkagi, kui me lähme nagu tänapäeval ka inimeseõpetuse tundi, siis see on samamoodi, et nagu seks tähendab peenis ja vagiina, nagu, et ma ei usu, et seal on ruumi tegelikult mingitele teistele dünaamikatele üldse. Ehk siis jah, et see on siis teine mõte, siis neljas mõte, mis mul tuleb, on see, et naised ei tohiks seksi tahta. Ja just vastupidiselt siis, et mehed peaksid olema alati need algatajad ja need, kes nagu tahavad seda. Ja suured ootused ka, et mees peab alati tahtma. Et väga sageli kohta näiteks paare, kus naisel on suurem libido kui mehel. Ja siis ongi hea, et naisel on ka siuke eelarvamus, et mees peab kindlasti, aga ei ole alati nii. Et mõnikord mehel ei olegi suur libido, et see on ka täiesti normaalne. Et aga just need nagu mingid müüdid, mis inimesed arvavad millegipärast, et ka üldse ei pea paika. Jah, ma arvan, et need piirid samamoodi nagu, need ei tee kahju ainult naistele, need teevad kahju ka meestele, sest et nagu kui te seate endale selle ootuse, et ma pean alati tahtma seda seksi ja sa ei taha, siis nagu sa ju kaotad samamoodi. No jah, see on toksiline maskuliinsus. Saad sa samamoodi kaotad nagu see naine, kes ei tohi tahta nagu lähedust ja seksi. Ja siis sama mõte, mis ma juba enne ka mainisin, et seksis on ju kindlad sammud, et on esiteks eelmäng, siis on see kulminatsioon ja siis on orgasm, et kui need asjad ei juhtu või selles järjekorras, siis on nagu midagi valesti. No ja inimesed on hästi tihti selles lõpptulemuses kinni, see orgasmini, et see kogu see teekond ei ole üldse tähtis, vaid tähtis on see orgasm, et see on ka jäävad nagu kinni mitte protsessi endasse, vaid just sinna lõpptulemusse, et see on ka nagu huvitav. Ja, et mis mulle Kristiina raamatu puhul ka väga meeldis, et esiteks on nagu väga toetav kõigi suhtes ja teiseks on see, et see võtab nagu seda survet ära sellelt suurelt oolt. Nagu... ja seks ei peagi alati lõppema suure ooga. Et see võib ka protsessin olla vägev ja avastada oma partnerit iseennast. Ja, ma olen viimasel ajal kuidagi hästi palju just selle teema peale mõelnud, sest et ma vaatan mingi 4.
või 5. korda uuesti oma lemmiksaadet, mis on Seks ja linn. Ja selle esimene hooaeg avalikustati 1998 ja ma ei tea, nagu need teemad, mis nad seal läbi võtavad, on nagu nii aktuaalsed ka tänapäeval ja siis ongi nagu sihuke kurb naljakas moment, et nagu kui ma praegu nimetan neid eelarvamusi, et siis on nagu sihuke tunne, et me oleksime nagu aasta 98 või? ma oleks võib-olla isegi nagu sammu tagasi astunud, sest ma tunnen, et nagu seal saates on need teemad isegi kuidagi aktsepteeritavamad ja nagu nagu vastuvõetavamad, et kui ma nagu mõtlen tänapäeva peale, siis on just sihuke tunne, et nagu olekski 2 sammu tagasi astunud, aga ma ei tea, võib-olla lihtsalt minu tunded, et ma loodan, et niimoodi ei ole, aga nagu päriselt on nagu huvitav, et nagu ma ei tea, 30 aastat vana saade käsitles neid teemasid juba tol ajal nii hästi, aga see ei ole nagu tänapäeval ikka veel kohale jõudnud. Lihtsalt ma ei tea, no liigume sinna suunas. Jah, loodetavasti läheb paremaks, aga tahaks veel ühe katkendi lugeda seksiskriptidest, sest kui me mõtlemegi nagu erinevate sõnumite peale, siis minu arust Kristiina on väga hästi kirjeldanud kogu seda mõttemaailma just kasutades sõna seksiskriptid, et mis need on üldse. Loeks siis natuke jällegi. Nii, inimestel on seksi kohta nii palju küsimusi ja see on väga normaalne. Vastuseid neile küsimustele saadavad aga seksiskriptid. Tegelikult on skriptid ka küsimused ise oma oleksite ja peaksitega. Kui sageli peaks seksima, kes seksivad ja kuidas, et seks oleks ideaalne? Kui kaua peaks seks kestma? Seksiskriptid? Jah, seksiskriptid ehk ühiskondlikud kokku kirjutatud käsikiri, stsenaarium. Miski, mille alusel me lavastame seksi, et ta oleks selline, nagu ta olema peaks. Seksiskriptide mõiste ja käsitlus ei ole minu mõttemäng, vaid USA sotsioloogide pikaajalise teadustöö tulemusel loodud teooria, mis aitab mõista, kuidas ühiskondlikud normid ja ootused kujundavad meie arusaama seksist ja ka meie seksuaalkäitumist. Seksiskriptid on sotsiaalsed konstruktsioonid, mis määratlevad ja paljuski juhivad seda, kuidas me enda meelest peaksime seksuaalselt käituma, milline seks ja kelle vahel on lubatud ja nii edasi. Ja need samad seksoloogid siis, Canyon ja Simon, väidavad, et seksuaalkäitumine ei ole pelgalt impulss või ürgne tants, vaid õpitud juhiste kogum ja need ei ole mingid rõõmu ja vabadust pakkuvad juhised, sellest kui ka soostereotüüpidel. Milline on naine, milline on mees, seks peaks käima naise ja mehe vahel, naine peaks tegema nii ja mees naa. Ja mitte lihtsalt mida tegema, vaid ka millal, kellega ja kuidas, et täita rolli täiuslikult. Rolli, mis on meile ühiskonna poolt ette antud. Mehe roll on olla neis igavates ja ebarealistlikes, heteronormatiivsetes skriptides seksi algataja, naise roll püütav, mehelt edatakse agressiivsust ja domineerimist, naiselt allumist ja nii edasi. Seksiskriptidesse ei mahu oma keha aktsepteerimine sellisena, nagu see on, nõusoleku põhimõte, võrdsed õigused, sealhulgas naudinguõigus, mida me ei pea kuidagi välja teenima, vaid mis on meie sünniõigus. Et lihtsalt nii head mõtted, et ma tahtsin selle seksiskripti defineerida, sest et ma tahaks seda veel paar korda täna kasutada ja siis on nagu kõigil arusaadav, et mis selle all siis mõeldakse. Aga me oleme sellest teemast ka rääkinud, aga ma küsin siis ühe korra veel, et kas sa näed oma töös või oma õpingutes mingiseid mustreid, kuidas siis häbi või vaikus mõjutab inimeste suhteid ja enesetunnet? Absoluutselt. Siin on, tooks veel välja selle hea naise sellise sündroomi või hea tüdruku oma, et me oleme kaasa saanud, et peab kannatama suhtes, et äkki siis see ei öelnud minu ka nagu väga, äkki ta on haiget sellega või äkki talle ei meeldi või äkki ta jätab mu maha, kui ma ei nõustu. Et see on nagu ka hästi sage selline. Ja mingi oma tunnete emotsioonide jagamine, eriti meestel on väga-väga raske. Mul oli hiljuti üks meesterahvas, kes ütles, et ta on 10 aastat juba depressioonis, aga ma küsin, kas sa olete näiteks oma partneri, kes ta arutanud, ütles, et ei ole. Et see tekitabki, nagu ehitab selle nagu suhte vahel niisuguse seinast, teine inimene ka ei saa aru, mis partneriga toimub. Et see jagamine on kuidagi väga raskendatud mõtete ja tunnete oma. Jaa, ma võib-olla see häbi koha pealt räägikski, et nagu
me lähme võib-olla, tahaks võib-olla arsti juures käia, onju, tahaks võib-olla tahaks tunda ennast tervena, seega igasugused mingised testid, et olla kindlad, et meil ei ole mingiseid seksuaalselt levivaid haigusi, et nagu tahaks siukseid asju regulaarselt teha, aga isegi selle, et nagu isegi minna arsti juurde ja paluda seda nagu regulaarset kontrolli on nagu häbikoht ka või nagu jube või nagu, et või üldsegi see, et see protseduur ise nagu juba on siuke imelik on ja et issand, ma pean nagu arsti juures paljas olema, et nagu mis toimub, et sellepärast minu arust ka see nõusolek ja piirid ja nende väljendamine on nii tähtis osa meie elus ja see ei ole nagu teema, millest peaks rääkima ühes kontekstis, milleks on tegevused magamistoas, vaid see nagu nõusolek on nii suur osa meie elust nagu väljaspool seda ka. Et jah, mis sinu arust juhtub inimestega, kui neil puudub siis turvaline keel, sõnad ja raamistik oma soovidest või piiridest rääkimiseks? No kui siis tekivadki siuksed nagu ärevused ja häbi, et ta ei tea, kas võib või või näiteks midagi küsida ja ta tekitab lihtsalt pingeid nagu inimeses. Jah, sa mainisid ka seda, et siuke tunne on nagu naistel, et naised peavad kannatama, et minul oli samamoodi seda küsimust välja mõeldes nagu tekkis kohe minu jaoks siuke et inimesed tunnevad, et nad peavad nagu ebavajalikult palju kannatama. Absoluutselt, no suhte nimel näiteks on ka nagu siuke ohvri toomine, et suhte nimel ikka kannata natukene ja et see on ka võib-olla mõnest perekonnast tulnud, et võib-olla vanaema kannatas, et suhe püsiks ja sina ka kannata ja... Ja see vanaema räägib, kui raske tal oli mingi mees oli joodik ja pidi mingi tihti taskasatama ja sa oled nagu mingi okei, kas ma pean siis samamoodi tegema või? Et ma olen nagu kasvanud ka vene kultuuriruumis ja oligi nii, et just see, et pead kannatama, et noh, et ta on ju muidu hea, las ta joob, et noh, kannata ikka natuke laste nimel või ma ei tea, suhte nimel, et kuidagi ja see soovitus, et ikka kannatad on, väga tihti antakse selliseid soovitusi. Jah, ja siis ei tunta nagu ei ole seda julgust, et ausalt päriselt oma kaaslasega siis, või oma kaaslasega või oma seksuaalpartneritega või kelle iganes arutada, et mida tegelikult tahaks. Et lihtsam ongi neid seksiskripte siis jälgida umbes. Et... Jah, sest kardad reaktsiooni, kardad, et jätab maha, leiab kellegi teise, kes ei kannata või kannatab, et just see mahajätmishirm on ka, ma arvan, suur. Et mis tekitabki jah, sellise... Okei. Tunnen, et meie saime oma mõtted ja oma suud soojaks, et meil on okei öelda seks ja rääkida seksist, et räägikski siis järgmisest osast, milleks on seksuaalnõustaja amet. Et mis see nagu päriselt on, et millega seksuaalnõustaja tegeleb? Seksuaalnõustaja juhatabki inimest, et ta leiaks oma nagu naudingud, selle oma seksuaalse teekonna, et ta nagu leiaks, mis talle tõesti meeldib ja toob selle naudingu. Et see on nagu siuke põhiline, sest hästi paljud inimesed nagu selles nõusoleku rattas on ka mainitud, et nad ei teagi, mis neile päriselt meeldib. Et paljud küsivad oma partneri käest, et no teeme, mis sulle meeldib näiteks või ma ei tea ja et see kõige tähtsam osa ongi nagu enese avastamine ja see seksuaalnõustaja toetabki inimeste enese avastamisel, ütleks. Okei. Mis muredega ja mis eelarvamustega siis inimesed tavaliselt pöörduvad seksuaalnõustaja poole? Muresid on absoluutselt erinevaid, et kõige sagedasemad on siis näiteks paaris on erinev libido, et kuidas seda nagu lahendada, et kui on pikaajaline suhe, siis see kirg langeb, see on ka hästi sage probleem, et kui inimesed on nagu pikaajaliselt koos, siis nagu see erutust enam ei teki partneri vastu. Ja et siis praegult on siuke probleem ka, et me elame individualistlikus ühiskonnas ja et me ühelt partnerilt ootame kõike, et temaga oleks kindel ja turvaline, et oleks soe ja hoolitsev, et oleks parim sõber, et oleks parim armuke, et ühe inimese jaoks seda nagu tõesti väga palju. Et see ootus nagu inimeselt. Ja siin on siuke paradoks ka, et mida rohkem on nagu seda kindlust ja seda turvalisust suhtes, seda nagu see kirg ja see erutus ka nagu väheneb, et see tasakaal oleks ka vaja hoida. Tooks välja ka selle enese diferentseerituse, mis on siis pereteraapiast mõiste, et see koosneb siis 2 osast, et
olla suhtes, aga samas sa säilitad nagu enda autonoomia. Et see on nagu ülitähtis suhtes. Ja samuti siis tasakaal siis emotsioonide ja tunnete vahel. Ja kui on näiteks kõrge enesedifferentseeritus, siis näiteks ma olen armukade, ma saan aru, et see on minu tunne, ma tegelen sellega. Kui on madal, siis ma mõtlen, et ma olen armukade, midagi halba hakkab kohe juhtuma, keegi on süüdi. Ja siis ongi nagu väga tähtis säilitada see autonoomia, enda piirid ja jõuda selleni, mis sul päriselt nagu pakub huvi ja toob naudingut seksuaalses elus. Okei, seega kui inimene läheb seksuaalnõustaja juurde, siis kui palju sellest nõustamisest on juttu nagu, ma ei tea, seksist ja kui palju juttu on tegelikult suhetest, piiridest, häbist, identiteedist, kehadest? No see tihtilugu liigubki nagu sinna suhte poole ja mis ma olen nagu tähele pannud, mida nooremad inimesed tulevad mulle vastuvõtule, seda teadlikumad nad on, seda sekspositiivsemad nad on, hästi toetavad partnerid, et hiljuti seal online konsultatsioonis oli mul noormees ja tema kaasa ja kaasa oli ülitoetav, ta teadis, et ta otsis erinevaid lahendusi, nad hästi palju rääkisid sellel teemal omavahel, et ta oli nagu ülitoetus, oli üliarmas. Aga mida vanemad inimesed, seda kuidagi esiteks on nagu kinnisemad, ei räägita nii palju, nii avameelselt ja millegipärast need partnerid ei taha eriti kaasa tulla. Et võib-olla see probleemi tunnistamine on nagu raske või ei oska öelda, igal nooremad on nagu sekspositiivsed, see on nagu ülitore vaadata. Kuidas seksuaalnõustajani tavaliselt jõutakse, et kas see on mingi koht, kuhu, ma ei tea, terapeut või mõni teine vaimse tervise spetsialist siis suunab või inimesed tulevad ise? Suunata, võivad tulla ise, et nagu võimalusi on palju, aga Eestis on see suht siuke, ma ütleks, uus teema, et see ei ole nagu nii populaarne kui kuskil Ameerikas või välismaal, et me alles need väiksed sammud. Aga kas seksuaalnõustaja juures peab siis alati käima oma finantside eest? Või on seal mingi toetus ka taga? Minu meelest hetkel ei ole see kuidagi toetatud oma rahastusega. Okei. Kuidas siis seksuaalnõustajaks saadakse? Et tegelikult ma olen väga ammu tahtnud saada seksuaalnõustajaks ja see oli vist 5 aastat tagasi ja ma vaatasin, et lähimad kohad, kus siis saab välja õppida, oli siis London ja Helsingi. Ma isegi panin enda soome keele kursustele kirja, aga mu lähedane sõber androloog, kes on siis kursis, ütles, et meil siin Sotsiaalministeerium rahastab kursust seksuaalnõustajateks ja kuna mul on meditsiiniline taust ja mul on nagu oli suur huvi, seal oli vaja motivatsioonikiri, kõik nagu ära saata, siis ma sain selle koha. Et ma läbisingi 1 aasta koolituse ja hetkel olen nagu jätkukoolitusel. Ja see ongi siis koolitus seksuaalnõustajaks, et saada ja seda siis rahastab Sotsiaalministeerium 360 kraadi projekti raames, et vähendada laste väärkohtlemist ja ennetada neid. Ehk siis see on siuke ühekordne projekt hetkel? Hetkel küll, jah. Okay. Et tegelikult ei ole jätkuvalt Eestis kohta, kus aasta ringi saab minna kuskil õppekava? Et ma arvan, et mul väga vedas ja minu kolleegidel, meil on hästi tore seltskond, et seal on juba, kes on nagu selle lihtsalt nagu nõustajad, kes tulid õppima seksuaalnõustamist juurde, erinevad perearstid, androloogid, gynekoloogid, kliinilised psühholoogid, erinevad füsioterapeudid näiteks, et nemad saavad ka nagu seksuaalselt nõustada seoses oma ametiga. Sina oled juba seal, et sina käid praktikal, on ju? Et just. Kui pikk see projekt, milles sina praegu oled, kui pikk see projekt on ja kui suur osa sellest on teoorial ja kui suur osa sellest on praktikal? No see aasta meil on nagu terve aasta kestab see ja siis praktikat on meil 50 tundi. No me teeme nagu nii veel rohkem nagu juba erapraktikat ja paljud juba pakuvad sellist teenust. Okei. Kuidas just see projekt siis on praegu üles ehitatud, et kas teil on siis mingised ühised teooriatunnid või on see kõik online või kuidas? Et mõned tunnid meil on nagu online, mõned on koha peal. Et hästi toredad mentorid on, kes on siis NACS-i seksoloogid, National Association of Clinical Sexologists, et see on nagu see tipptase, et nemad siis meid koolitavad ja hästi tähtis osa on siis, nemad mõtles nagu protsessiks, et see nagu hästi, et meil hästi palju nagu kohustuslikku kirjandust, mis me loeme, siis reflektsiooni, erinevad case'id toome välja ja no hästi
ise pead hästi palju nagu kaasa mõtlema ja tegema. Okei. Seega hetkel, kui sa lõpetadki selle projekti, selle programmi, siis sul on 2 valikut, et kas minna kuskile erakliinikusse seda teenust pakkuma või siis pakkuda seda ise enda ettevõttelt. Näiteks, jah. Okei. Aga mis sinu isiklik motivatsioon seal oli, et miks just seksuaalnõustamine, miks sa tahtsid sinna väljaõppesse minna? No see seks mul on alati pakkunud nagu suurt huvi ja ma mäletan, et kui ma olin veel mingi 20 või isegi veel noorem, siis ma nagu alati püüdsin sõbrannadega rääkida nagu sellel teemal, ma mäletan selleks, et nad olid nagu šokeeritud kogu aeg, et ma nagu nii avameelselt sellest nagu räägin, aga pärast ma nägin, et nad tulid mu juurde näiteks, kui me jäime kahekesi ja siis nagu me arutasime seda teemat. Et ma nägin, et see nagu pakkus nagu huvi, samas see šokeeris ja samas ma nägin, et see on tõesti nagu mingi vajalik informatsioon. Et sellest on nagu kasu, kuna nagu kuskilt keegis nagu avameelselt ei räägi ja siit see kõik algaski. Ja kui kõik ehitasid karjääri, siis mina ehitasin suhteid ja sellepärast ma paningi tähele, et nagu, et lähed suhtesse, et keegi ütle, et kuule, tead, et no tegelikult võid näiteks, et erinev libido on näiteks, et mõnel inimesel on nagu kord kuus okei, mõni taha üldse näiteks seksi ja mõni mees tahab nagu iga päev. Et sellest nagu, kui mina astusin suhtesse, ma üldse ei mõelnudki selle peale näiteks, et see on nagu ka nagu tähtis, mille tähelepanu nagu pöörata. Siis see avatud kinnine suhe, et mõne jaoks on näiteks norm, et mitte norm, vaid et mõni tahab nagu avatud suhet, kuidas sellesse suhtuda näiteks, et väga tihti näiteks inimesed on koos ja mõne aasta pärast näiteks partner ütleb, kuule, tead, et näiteks proovime nagu avatud suhet või näiteks proovime kellegi teisega, et mõne jaoks on nagu šokk, et kuidas nii, et ma mõtlesin, me oleme elu lõpuni kahekesi ja mis mõtted sul on, et siit tulebki see hirm nagu ennast kuidagi nagu avada, sest sa ei tea nagu partneri reaktsiooni. Ja, et kuna ma ise olin nagu nii pikalt ja erinevate inimestega suhetes, siis need pani tähele et see nagu nii palju asju, mida ma ei osanud üldse nagu vaadata ja hinnata, isegi rääkida ei osanud sellest, et nagu asjad võivad nii erinevad olla. Jah. Sa ütlesid, et selle väljaõppe suur osa ongi iseseisev töö erinevate materjalidega ja enesereflektsioon. Millist sisemist tööd see projekti siis läbimine inimeselt eeldab? No eeldabki et sa nagu töötad selle materjali läbi, siis igasugused insight'id näiteks tekivad, kas või see nõusoleku ratas, millest me hakkame rääkima, et seal tekkis mul ka hästi palju selliseid insight'e, ütleks nii, suhetes. Ja just, et sa nagu läbi enda siis lased selle info ja siis tekivadki igasugused avastusmomendid, siis oskad nagu seda situatsiooni või seda probleemi vaadata erineva nurga alt või kas on üldse probleem, sest mõnikord inimesed kuidagi nagu selles mingis hästi pisikeses nii-öelda sotsnormis kinni ja tegelikult see norm on hästi, hästi suur. Jah, et ma ütlengi, et norm on tahta seksiga kord kuus, norm on ka iga päev, et see nagu siin ei ole mingit kindlat. Ja norm on, kui naine tahab seksi näiteks, mitte nii, et mõni mees ei tahagi, ei olegi siuke aktiivne näiteks. Aga jah, see ühiskonna ootus on, et mees peab algatama, mees peab seda, mees peab iga päev tahtma ja kui ta ei taha, siis tal on midagi viga, et noh, et see on siuksed nagu on meil ühiskonnas küll mõtted ja müüdid. Olgu, me oleme nüüd päris mitu korda öelnud sõna nõusoleku ratas. Tegelikult väga paljude jaoks see on nagu, et mis see nagu tähendab üldse, sest et me räägime siis täna Betty Martini raamatust. Inglise keeles on selle pealkiri The Art of Receiving and Giving, The Wheel of Consent. Ja miks me räägime nõusoleku rattast ongi sellepärast, et see on meil hetkel töös. See tuleb märtsis välja eesti keeles ja selle raamatu pealkiris eesti keeles ongi saamise ja andmise kunst. Nõusoleku ratas. Seega see on see, kus see mõte, kus see sõna siis nõusoleku ratas tuli, et kuna see raamat tuleb eesti keelde esmakordselt, siis hetkel ei ole seda tõlgitud, seda kõik Betty ideed ja tehnoloogia tõlgitakse esimest korda esmakordselt siis eesti keelde, nii et kui me nüüd täna siin räägime sellest raamatust, siis jätke meelde, et kuna see terminoloogia on esmakordselt eesti keeles, siis see on kõik uus ja muutuv, ja ma täna
kasutame ühte mõistet, siis võib-olla, kes teab, paari kuu või aasta pärast kasutatakse mõnda teist mõistet, aga täna on need mõisted, mida me kasutame, nii et aga räägimegi siis sellest raamatust. Mul kahjuks ei ole seda füüsiliselt kaasas. Hetkel eestikeelne versioon on veel töös, praegu on veebruarikuu, kui me seda salvestame ja märtsikuus loodetavasti on see siis füüsiliselt kõigile kättesaadav läbi meie e-poe. Et mina olen siis täna selles eksperdi rollis, mida ma üldse ei ole tegelikult, aga lihtsalt kuna ma olen raamatut lugenud ja meil ei ole nagu avalikult siukseid nõusoleku ratta koolitajaid Eestis, siis mul on täna see au olla see targutav pool nii-öelda, et ma siis üritan Beti mõtetest ülevaate anda. Et esiteks, mis see nõusoleku ratas on? Selleks, et defineerida nõusoleku ratas, me peaks rääkima uuesti saamisest ja andmisest, mis on ju selle pealkirja ka osa, on ju saamise ja andmise kunst. Et esiteks, ma tahakski lugeda jätkuvalt ühe katkendi Beti enda raamatust. See on siis 2. peatükk ja loen teile. Saamisel on mitu tähendust, kuid siin kehtib neist 2. Esimene kasutusviis kirjeldab seda, kus sinuga tehakse midagi või kui miski liigub ja jõuab sinuni, kuigi sina seda ei pruugi tahta. Sa saad kelleltki seljamassaaži, sulle tehakse kompliment, keegi saadab sulle paki või sa saad korvisöödu 3 punkti joonelt. Aga mis siis, kui see on miski, mida sa tegelikult ei soovi? Saada võib ka solvangu või lõuahaagi. Selline sõna saama kasutus viitab, et miski saabub sinuni olenemata sinu tahtest. Sõna teine kasutusviis viitab kingitusele. Sa soovid midagi, mida keegi teine on nõus sulle andma, kuid asi ei piirdu sellega. Mis siis, kui sa ei soovi, et sulle midagi tehakse, vaid et sulle endal lubatakse midagi teha? Ehk sa soovid laenata minu autot, korjata mu aias ploome või enda naudinguks mind pluusi alt silitada. Kas ka see on kingituse saamine? Jah, on küll. See kasutus viitab, et see on midagi, mida sina soovid ja keegi on valmis sulle seda andma, kuid sa ei täpsusta tegijat. Seda võib teha keegi teine või sa ise. Seega on olemas 2 kasutust sõnale saama. Üks kirjeldab, et tegevust tehakse sulle, aga et see ei ole sinu jaoks. Teine kirjeldab, et tegevust tehakse sinu jaoks, ent ei ütle, et seda tehakse sulle. Mõnikord esinevad need tähendused koos, mõnikord mitte. Vahel saab kingituse tegevuse vastuvõtja, nagu see on seljamassaaž, mida ta palus, või postiga saadetud kingitus. Teinekord ei ole vastuvõtja, aga kingituse saaja, vaid andja, näiteks luba kasutada ta kaubaautot või võtta aias ploome. Teisiti öeldes liiguvad tegevus ja kingitus mõnikord samas suunas, mõnikord aga vastassuunas. Nende 2 kasutusviisi tõttu ei eristata tihtipeale sõna saama sellest, kui sinule midagi teha. Seal kiputada tähendustega ühte sulamisel kiputakse ka nendega seonduvaid kogemusi samastama. Just selles peitubki probleem. Kui meile midagi tehakse, siis me mõtleme, et tegu on saamisega ja eeldame, et tegevus toimub või vähemalt peaks toimuma meie hüvanguks. Kuid kui me talume puudutust, mida me ei soovi, siis kelle heaks me seda teeme? Saamise ja sinule tehtava, inglise keeles done to, mitte eristamine on väga paljude raskuste põhjus, mida me siin raamatus analüüsime. Sama kehtib ka andmise puhul. See võib viidata millelegi, mida sa teed või pakud, või kingitusele, vahel esinevad need koos ja vahel mitte. Anda saab kirja, sõnumit või lõuahaaki. Kuid kui saaja nüüd ei soovi, pole need kingitused. Võid anda kingituse olenemata sellest, kes selle vastu võtab. Sa võid mulle kinkida oma tegevuse, näiteks aidates mul klaverit kolida või loa tegutseda, näiteks lubades mul enda naudinguks sind pluusi alt silitada. Ka need 2 tähendust kiputakse ühte patta panema. Nagu peatükk alguses toodud näite puhul, kui mõtled tegema, siis ütled andma. Niisiis, miskit, mida sulle tehakse, on hakatud samastama saamisega ja tegemist andmisega ning neid võib vahel olla keeruline eristada. Ühesõnaga, kokkuvõttes siis saamine tähendab, et tegu on sellega, mida just sina tahad ja seda tehakse sinu heaks. Ja teine osapool on seda valmis sulle andma, loomulikult. Sa võid, aga sa ei pruugi olla tegevuse tegija. Ja andmine tähendab, et tegu on sellega, mida teine osapool, ehk siis saaja soovib ja mida sina oled valmis talle andma.
see on tema heaks. Sina võid, aga sa ei pruugi olla tegevuse tegija. Ehk siis võib-olla algusel seda katkendit esimest korda kuuldes võib olla nagu väga keeruline aru saada, et oota, ma ei saa aru, nagu, mis see saamine, mis see andmine, mis see... Mul on väga hea näide enda suhetest, näiteks mul oli üks partner, mulle endale meeldib, kui keegi säsib mu juukseid. Ja siis ma säsisin tal juukseid, kui läksin mööda ja nagu 1 kuu möödus, ta nagu midagi ei öelnud, 2 kuu möödus ja mina mõtlesin, issand, ma teen talle nii palju head, et ootasin seda reaktsiooni, et nüüd ta ütleb, et sa teed, ta oli just siuke hästi kinnine ja mõtlesin, no järelikult talle meeldib. Ja siis vist 2. kuul ta läks nagu tuli punaseks ja hakkas me peale karjuma, et ta ei kannata üldse, kui keegi puudutab ta juukseid. Ja see oli nagu nii, et mina arvasin, et ma teen talle midagi head, kuigi tegelikult ta ei tahtnud üldse seda ja see pinge kogunes nii suureks, et ta läks isegi endast välja. Et see on minust hea näide sellest, et me hästi tihti projekteerime või projitseerime nagu teise inimese peale enda ootusi, et kui mulle meeldiks, järelikult talle ka kindlasti meeldib, aga see ei pruugi üldse olla nii. Et teisele inimestele võivad üldse teised asjad meeldida. Sellepärast see nõusoleku ratas on ülihea just. Neid eri dünaamikaid avastama, et sest et see nagu võtab ära need eksimuskohad, sest et see kõik on nagu läbi räägitud, et kes teeb, kellele teeb ja kelle jaoks seda teeb. Ja. Sina arvad, et nagu, et no, mina seda naudin, järelikult naudib tema ka. Tegelikult ta mingi, läheb keema, et mida sa näpid mu juukseid, jumale. Ja siin ongi see nagu hea partneri mängimine, võib-olla ta arvaski, et et ma ei ütle talle, mis ma siin hakkan siin nagu tüli tekitama või äkki see ei öelnud meile nagu raske. See on nagu nii nagu tavapärane situatsioon. Ja siis, aga see viis selleni ja, et inimene läks lihtsalt endast välja. Kui ta oleks mulle alguses öelnud, kuule tead, et mitte juuksed, võib-olla näiteks siit mulle meeldiks või ma oleks ta käest küsin näiteks, kuidas sulle meeldib, et ma teen sulle midagi, aga jah, see läks nii. Et ja nüüd, kui me oleme aru saanud, et saamisel ja andmisel võib alati olla nagu, võib olla sama suund, aga võib olla ka erinev suund, et siis me saame rääkida nõusoleku rattast, sellepärast, et see nõusoleku ratas ise ongi mudel, mis siis aitab aru saada, et kes teeb, kellele tehakse ja kelle hüvanguks see tegevus toimub. Et need, kes parajalt praegu podcasti vaatavad, teile ma panen ekraani peale väikse visuaali, et oleks paremini arusaadav, aga kujutage ette, et sul on üks ring, mis jaguneb siis 4 sektoriks. Raamatus kasutatakse sektorite asemel sõna kvadrant. Ja need tekivad siis 2 teljest. Et esimene telg on see, et tegemine või sinule tegemine. Et tegemine tähendab, et sa teed, me ei räägi, vahet ei ole, kas see on tema heaks või see on sinu enda jaoks, aga sinule tegemine tähendab siis, et tegevuse käigus sulle tehakse midagi, on ju. Tegemine versus sinule tegemine. See on siis see üks telg ja see on teine telg, et seda tehakse sinu jaoks või seda tehakse teise inimese jaoks. Ja ongi, et kui sa need 2 telge paned risti ja siis tulemuseks ongi see, et sul tekivad 4 võimalust. Sul on nüüd esmakordselt tõlgitakse eesti keelde, on terminid. Meil on teenimine, ehk siis sina oled see tegija ja see tegevus toimub teise inimese heaks. Sina teed kellelegi teisele, sina masseerid kellegi sellega, sellepärast, et ta palus sult seda, sina teenid teda. Siis on teine kvadrant on võtmine, ehk siis sina oled tegija ja see tegevus toimub sinu enda heaks. Näiteks sulle räigelt meeldib su kaaslase habe. Ja sulle täiega meeldib seda katsuda, seega sa katsud ta habet, aga sa katsud seda enda heaks, on ju, et ja ongi siis see, et ta peab andma sulle nõusoleku, et jah, sa võid mu habet katsuda, ilma et ma lähen närvi, on ju. Et see on siis võtmine, see on teine kvadrant. 3. kvadrant on vastuvõtmine, ehk siis sinule tehakse midagi sinu heaks. Samamoodi, tegelikult üks huvitav asi, mis Betty ka välja tõb see raamat, on see, et vastuvõtmist peab ka õppima. Sellepärast, et väga palju on seda häbi, et nagu ma tahan alati oma partnerile midagi head teha, aga et kui mulle tahetakse nagu ka midagi head teha, siis ma pean oskama seda vastu võtta. Paljud ei oska ka, et mis sa nüüd, et nagu... Et siis sa peadki teadvustama, et teisel inimesel tekib hea olu, et teeb sulle midagi. Et siin jah, et see võib-olla nagu lihtsustab seda vastuvõtmist, et teisel inimesel on hea ja meeldib teha sulle midagi head. Jah, et samamoodi, et näiteks ongi, et sina saad massaaži, siis ongi, et sinule tehakse sinu heaks. See on siis vastuvõtmine. Sina oled see vastuvõtja, sina oled massaaži vastuvõtja. Ja lubamine on see, et sinule tehakse aga tegija heaks.
ehk siis ütleme, et sina oled seal olukorras see mees, kelle habet katsutakse, sinu kaaslasele meeldib, siis sina oled see, kes lubab ennast katsuda, oma habet katsuda, et see on täiesti loogiline või nagu tavapärane, et teie need eelistused kattuvad, ehk siis ei ole ainult see, et nagu alati, ma ei tea, su kaaslasele meeldib mingi asi, mis sulle ei meeldi, sa pead seda nagu kannatama, onju. No mul oli ka siuke situatsioon, et üks noor naine tuli ka sinna konsultatsioonile, siis ta millegipärast oletas, et tema mees tahab proovida BDSM tehnikaid, ostis mingi piitsa ja siis kui see nagu vahekord toimus, siuke BDSM stiilis ja mees sai piitsa kõik ja naine oli nii elevil, et ta pakub mehele midagi uut ja erutavat selles situatsioonis ja nagu järgmine päev ta, et noh, kuidas sul meeldis ja mees ütles, et see ei ole üldse tema teema, et ta kogu selle aja kannatas ja siis ongi nii, et kui me nagu neid piire nagu ei tea või ei läbi räägi, mis kellele meeldib, siis me satumegi niisugustesse situatsioonidesse, kus meie arvates see on midagi ägedat ja teisele inimesele kindlasti meeldib, aga tuli välja ja et see naine oli lõpus õnnetu ja see mees ütles, et kannatas kogu selle aja. Jumala eest, jah, et jätkuvalt see on nagu üks väga hea koht, kus seda nõusolekuratast kasutada, et jällegi me saame vaadata, et siin oli, ja temal oli, naisel oli nagu see protsess juba algas, ta oli nagu nii elevil ja see mees kartis juba midagi öelda, kui ta nägi, et naine on nagu nii elevil, nagu talle kõik meeldib, siis ta just selle halva partneri mängimine võib-olla, et ei tahtnud olla nagu, et lõpeta ära või kuidagi nagu rikkuda seda ja siis tuli välja, et tema ka, aga lõpptulemus on ikka see tagajärg, et naine ikka oli õnnetus, sest no et jah, et kui me ei räägi, siis no jõuame sinna. Ja mul väga hea, et sa need näited tõid, sellepärast, et... No see on nii klassikalised näited, et me satume, kui teeme midagi, siis pärast tuleb välja, et noh, teisele inimesele ei meeldi see üldse ja ta ei taha üldse sellega tegeleda, aga ta ei tahtnud selle öelda, sest ta ei tahtnud olla halb ja sina tahtsid olla hea, tema ei tahtnud olla halb ja siis no, see on nagu dünaamika, mis no, ei vii kuhugile eriti. Sest et noh, ongi, et võib-olla kes kuuleb esimest korda sellest nõusolekuratast on nagu, et okei, eksisteerivad mingid kvadrandid nagu, miks need nagu vajalikud on ja siis peamine põhjus ongi see, et me oleme sageli segaduses, nagu sinu sellest näidetest tuleb, on ju, et igapäevaelus need rollid lähevad väga tihti segamini näiteks, et me arvame, et me saame midagi teha, aga siis tegelikult me näiteks lepime hoopis millegagi, mis nagu kõlbab, ehk siis ongi see, et noh, see küsimus on see, et kas ma tahan teha või kes nagu võib teha, on ju. Et näiteks selle BDSM-i puhul on ju, et see mees tundus, et nagu noh, ma ei taha seda teha, aga nagu kes me nagu võime seda teha, et noh, siis... Ja see on raamatus ka välja toodud, et inimene teeb, et näiteks oodates reaktsiooni, et see noor naine ootaski, et mees ütleb, vau, sa oled nii imeline või saab mingi heakskiitu, aga tuli noh, üldse nagu teine reaktsioon. Jaa, täpselt. Ja ongi, et ja sa enne ka mainisid, et sa sassisid oma kaaslase juukseid, sest sa tahtsid seda sama vastu saada. Absoluutselt. Ehk siis ongi, et nagu üks põhjus, miks on hea olla teadlik nagu nõusolekuratast, ongi see, et sa ei teeks võib-olla mingisuguseid asju ja siis ei oota nagu salaja asju tagasi, nagu salaja vastu, siukseid nagu vastutegevusi või et sa ei lubaks teha asju, mida sa tegelikult ei taha üldse teha või et sa tegelikult saaksid õppida ennast tundma ja nagu saada teada, mida sa tegelikult tahad, sest et seal seda raamatut lugedes Betty tõi nagu väga palju näiteid ka, et inimesed väga tihti ei tea, mida nad tahavad. Absoluutselt, nad ütlevad, et no tee, kuidas sa ise mõtled või no ma ei teagi täpselt, no nad just see, et see peaksid just, iga inimene peaks õppimagi tundma, mis talle meeldib, oma väärtused, piirid, et see annab nagu palju rohkem võimalusi. Et mul hästi palju sellised piltmetafoore ilmuvad silme ette, et mina nägin näiteks sellist, et kui sa ei tea piire ega mis inimesele meeldib, tema väärtusi, siis sa nagu kõnniksid kuskil pimedas pesapalliväljakul väikse taskulambiga. Jah, et sul ei ole piire, aga sa oled nagu väikses pisikeses, nagu sa näed, oled pisikest kohta, et nagu kus siis midagi saaks nagu toimuda. Aga kui et paljud kardavad need piirid, et miks me siin piiritleme, miks me peame üldse teadme, see lõhub mingi romantika ära, mis me siis. Aga kui sa tead, mis inimesele meeldib, tead tema väärtusi, mis talle pakub naudingut, siis nagu see pesapalli väljak läheb nagu kõik tuled võivad põlema. Ja on igal pool nagu piirid, aga seda ruumi, kus te saate midagi koos luua, proovida, see läheb nagu palju suuremaks.
ausaks, et sa ei jää kinni mingi väiksesse valgusvihku, et ja siis, kui sa ei tea, siis ongi siuke ärevus, et kas tal üldse meeldis või äkki tal üldse ei meeldi või et see pinge ärevus nagu kasvab, kui me neid ei pane paika. Täpselt, et nagu minu arust see piiride mitteteadmine on nagu rohkem piiritlevam sageli. Absoluutselt, sest sa näed ainult väikest kohta ja sa ei nagu, jah, siin ei ole piire, jah, see on väike valgusvihk, aga no sa ei tea, kui suur see tegelikult on. Et äkki inimesel meeldibki, ma ei tea, BDSM, igasugused, ma ei tea, erinevad praktikad, käia kuskil, ma ei tea, pidudel, aga kui sa ei küsi, siis sa ei saa ikka teada. Ja sageli jätkuvalt inimesed ei tea, mis nad tahavad, nii et see avatus annab nagu võimaluse katsetada ka koos. Absoluutselt, jah. Ja mõnikord me oletame ka nagu, et siuke, kindlasti temale see ei meeldi ja et me ise nagu paneme inimesele külge asju, mida tegelikult inimesele meeldibki, et tihtilugu on et inimesed hakkavad nagu paaris rääkima, tulebki välja, mul täitsa sobib, teeme. Ja võib-olla selle teisele inimese, kellel see esimene inimene pakkus, meeldib see võib-olla veel rohkem kui talle endale. Nii et jah, et see nõusoleku ratas siis aitab küsida siukest lihtsalt, aga väga sügavat küsimust, et kas see on minu jaoks või kas see on sinu jaoks ja see küsimus tegelikult nagu muudabki kõike, sest et see aitab avastada ja seada oma piire ja siis see on vajalik selleks, et meie vahelised suhted oleks ausad ja seetõttu siis ka usaldusväärsemad, et jällegi võib tekkida nagu küsimus, et kuidas see nõusoleku ratas siis ja need kvadrandid nagu mingit selgust või ausust loovad, et selgust, sellepärast, et sa tead esiteks, et kas sa annad või sa võtad. Sa tead, kas sa saad või sa lubad, ja siis sa tead, kas see tegevus on sinu või kellegi teise jaoks ja siis see vähendabki siukseid nagu varjatud ootusi ja solvanguid ja vähendab pingeid kindlasti. Pingeid ja siukseid ma arvasin, et sa tahad seda olukordi, sest et me ei pea arvama, me teame, me räägime, me oleme ausad. Et minu suhtes oli ka selline teema, et mulle väga meeldib teha kingitusi ja siis see on nagu, mulle ise protsessi pani meeldib, et see kingituse pakkimine, et ma olen nagu nii elevil ja siis mu endine partner kogu aeg ütles, sa teed neid kingitusi, sest sulle lihtsalt meeldib neid teha, mitte mulle. Et see oli ka nagu just seal nagu rattaga nii seotud, et ma tõesti tegin nagu, sest mul oli meeldib neid teha, aga tema ütles, et talle üldse need ei meeldi ja üldse ei taha neid kingitusi. No, ka hea näide sellepärast, et me peame mõistma, et nõusolek ei ole jätkuvalt ainult teema magamistoa jaoks. Absoluutselt, see on nagu igal pool. See on nii suur elu osa, aga jah, et see aususe osa selles kvadrandis ongi see, et või selles nõusoleku rattas on see, et need kvadrandid nagu õpetavad küsima, mida sa päriselt tahad. Need aitavad öelda ei kindlasti ja nad aitavad ka täpsustada oma soove, sest et need nagu tundub nagu hästi paljudes momentides võib-olla tundub, et ma juba nagu ütlesin, et ma tahan, et ta teeks mulle X ja siis ta teeb seda X, aga ta teeb seda nagu enda moodi, sest et seal ei olnud piisavalt täpsustusi. Seega nagu, kui sa ütled, et masseeri mu selga, siis tegelikult seal on nagu väga palju viise, kuidas seda teha, mis selle pressure'iga rõhuga, jah, mis iganes see tugevusega on ju, ja et see selg on nagu väga suur, on ju, seal on väga palju osasid, et kas see on ülaselg, kas on alaselg, kas see on nagu mingi kindel regioon sellest, et sa pead oskama täpsustada ja sa pead julgema täpsustada, et ei ole nagu see, et ma nagu ütlesin, et ära teeni kõvasti ja nüüd rohkem ma ei ütle midagi, sest ma juba ühe korra ütlesin talle, vaata. Või et ma juba ühe korra ütlesin ei mingile tegevusele, nüüd ma pean ütlema järgmine kord jah, sellepärast, et muidu meil on mingi muidu ma ei armasta teda, et nagu siukseid lolle ootusi või nagu arvamusi et see nõusoleku ratas aitab siis nendest. Absoluutselt. Ja see kingituste teema oli see oli ka nagu pikaaegne, et ma ise pärast tähele ka, et mulle see lihtsalt meeldib see protsess. Kingituse valimine, kingituse kinkimine, aga see endisele partnerile, et see oli ka nagu mitu korda ja siis ta jälle nagu läks punaseks, ütles, tead, sa teed need kingitusi, sest sulle lihtsalt nagu enda enesetunde pärast, kuskilt tal oli nagu õigus. Muidugi see oli võib-olla 50-50, et ma tahtsin nagu talle midagi head teha ja endale mulle meeldis ka neid teha. Et jah. Jah, et ühesõnaga
võib-olla kui me teame teoorias, loodetavasti ma andsin enam-vähem okei ülevaate, et mis see nõusolekuratas on, mis need kvadrandid on ja mis need vajalikud on, siis tekib võib-olla küsimus, et kuidas sa siis praktiseerid neid ja seal raamatus räägitakse 2 harjutusest ja üks harjutus on tegelikult see kutsutakse mänguks, on 3 minuti mäng ja see 3 minuti mäng algabki 2 küsimusest, et sul on esimene küsimus on, et kuidas sa soovid, et ma sind puudutaksin ja teine küsimus on, et kuidas sa soovid mind puudutada. Ehk siis sihuke jagatud aja peale sa küsid neid küsimusi ja siis tegutsed vastavalt sellele, mida su partner väljendab. Et see on harjutus number 1, kuidas praktiseerida siis seda nõusoleku ratast ja tegelikult enne, kui sa hakkad seda 3 minuti mängu üldsegi mängima oma partneri või mis iganes sõbraga, kellega iganes, oleks tark alustada käte äratamise harjutusest. Käte äratamine on siis sisuliselt sihuke üksik tegevus, et sa istud mugavalt kuskil diivani peal näiteks ja siis sa kompad elutuid esemeid. Ja selle eesmärk ongi tuua tähelepanu su kätele ja siis avastada naudingut ja rõõmu lihtsalt asjade kompamisest ja tunnetamisest. Sellepärast, et nagu see hetkel võib-olla kõlab nagu väga imelikult, et see on nagu harjutus, et ma võtan mingi eseme ja siis istun diivani peal ja siis katsun teda nagu, et see ongi nagu harjutus või. Et kui sa seda raamatut loed, siis ma arvan, et see jõuab paremini kohale, aga et jah, et mingi hetk see ese siis ei ole lihtsalt nagu mingi ese, vaid su käed hakkavad seda naudingut kogema ja su terve su keha lõdvestub, su hingamine aeglustub ja siis sa tekib siuke kohalolu nagu. Absoluutselt, see on nagu ärevuse vähendamiseks ka väga hea harjutus. Jah, et nagu kõik need komponendid on nii tähtsad, et siis edasi liikuda nii-öelda teisele tasemele, milleks on siis elusa inimese kaasamine, sellepärast et seal ese on ese, see on elutu, see ei saa haiget, seal taga ei ole emotsiooni, seal taga ei ole ajalugu, aga kui sa sinna nagu inimese kaasad, siis see kogu asi muutub palju keerulisemaks. Seega enne, kui sa oma kaaslasega midagi teed, oleks hea see tunne kätte saada ja see kogemus kätte saada, et wow, nagu lihtsalt nagu katsumisest saab tekkida nauding, et see ei pea olema mitte midagi keerulisemat kui see, et enne kui sa seda, et jah, et ühesõnaga enne kui sa oma kaaslase kaasad sinna, siis oleks hea teha seda mõne elutusemiga, et siis ongi käte äratamise harjutus ja 3 minuti mäng. Ja ma ei hakka siin süvitsi minema sellesse praktikasse, et ma saan väikest promo teha, et esiteks, kui on huvitav, siis kindlasti osta see raamat, tutvu selle sisuga ja teiseks me hetkel organiseerime saamise andmise töötuba, et see toimub märtsis, toimub Tallinnas ja Tartus ja me teeme seda koostöös Naked Love tiimiga, et kes teab, see on siuke hästi väike nunnu naiste tiim, väga sekspositiivsed, Kristiina Pirk-Vellemaaga väga tihedalt seotud ja neil on ka väike nagu koroona ajal tekkinud sekspood, et soovitan Instagramis vaadata, et neil on siuke tore kogukond. Nii et jah, et kellel on huvi, siis töötuba märtsis ja seal samas töötoas, miks see on töötuba, on sellepärast, et see on praktiline, et seal samas töötoas me viime need 2 harjutust ka läbi, et rohkem infot leiate meie Instagramist või meie uudiskirjast. Vastavalt siis sellel ajal, et kus me parajalt oleme, kui sa seda videot vaatad, kui seda podcasti vaatad. Vot, aga Josefiin, mis sinu kogemus on selle nõusoleku rattaga, et kuidas sa jõudsid selleni ja kuidas sa ennast tundsid, kui sa selle avastasid? No nõusolek oli tegelikult, mul oli siuke hästi kaasaegne sõber, minu jaoks oli nagu insight, see oli võib-olla 5 aastat tagasi, et kui me läksime välja, siis ta alati küsis, kas ma võin võtta su käe näiteks, et ta iga nagu tegevus, mis oli seotud minu kehaga, ta alati küsis,
minu jaoks oli nagu šokeeriv, mul ei ole mitte kunagi selliseid nagu sõpra olnud ja siis tekkiski kohe huvi, ma küsin, et miks sa nagu niimoodi küsid minu käest, see oli ammu enne seksoloogiat ja kõike. Ta ütles, et see on nagu sinu keha, et sa pead nagu ise mulle ütlema, et ma ilma sinu loata üldse nagu sind ei katsu. See oli minust nagu šokeeriv ja midagi täiesti uut. Siis mul tekkis nagu suur huvi selle vastu ja ma leidsin 2 noort naist ja tegid koolituse Kumus. See oli siuke hästi intensiivne, aga hästi põnev just selle nõusoleku teemal, et nad tahavad, et Eestis see nõusoleku seadus siis vastu võetaks ja seal olidki siuksed hästi huvitavad näited toodud just selle nagu kontekstist lähtuvat ja nõusolekust. Näiteks kui mees ja naine suudlevad kuskil baaris pimedas nurgas, see on okei. Näiteks nemad suudlevad, aga seesama mees ja naine, kui nad suudlevad sõprade ringis, kes on seal kuskil ja nagu avalikus, siis see on nagu teine kontekst. Et siis oleks mehel nagu õige küsida, nagu eelnevalt ka muidugi, kas naisel on okei siin suudelda. See on üks asi, kus keegi ei näe, teine asi, kus on nagu sõbrad tuttavad koos. Et ma mõtlesin et nagu me oleme kunagi nii palju sellest nagu isegi mõelnud. Ja näiteks kus on nagu raske nõusolekut öelda, et siuke situatsioon oli toodud, et firmapidu ja siis boss ja siis töötaja, ilus noor neiu ja kuidagi see situatsioon läks nagu nii, et nad jäid kahekesi ja see neiul oli nagu hirm nagu öelda ei, aga nagu otsest nõusolekut ta ei küsinud selle naise käest ja siuksed situatsioonid mõtlesin, nagu nad on nii elulised ja et see seadus oleks väga vajalik meil. Et kui see mees oleks küsinud, et muidugi neil toimus see vahekord ja see naine oli väga õnnetu pärast, sest ta nagu ei tahtnud, aga samas no kuidagi see nagu võimupositsioon oli nagu hästi asümmeetriline, et ta nagu nõustus, aga pärast tal oli nagu väga halb sellest. Ja ma mõtlengi, et kui meil oleks siuke seadusega regulatsioon, et kui naine ütleb jah, et nagu siis alles, või mees ütleb jah samamoodi, et see on nagu ühepoolne. Ja laste puhul oli ka seal välja toodud, just see oli üks pisike koolitus, aga hästi nagu silmi avard minu jaoks tol hetkel, et me oleme kasvanud siis ka tihti siukses ühiskonnas, kui ma ei tea, lapse katsumine on nagu okei, et ta kellegi võõra laps hakkad seal nagu nunnutama, võtad seal juustest, et sokutame nii, mitte sokutama, ma ei tea, nagu kallistama, tegelikult laps ei taha ja siis laps kasvabki siukese mõttega, et see minu keha, et temaga teised inimesed võivad teha, mida nad tahavad. Või talle öeldakse, kuule, mine kallistama mingi vanatädi, kuigi tegelikult võib-olla siis lapsel tekibki siuke nagu mõttemall võib-olla, et ta peabki nagu oma keha lubama teistele inimestele või tegema, mida ta ei taha teha ja just see, et praegult ongi siuke nagu liigum sinnapoole, et see on nagu lapse keha, laps ise otsustab, et mitte keegi ei ole õigus seda keha puutuda ilma tema nõusolekuta, et ma arvan, see on väga õige psühholoogiliselt ka nagu tervislik. Täpselt, see on väga huvitav minu arust, sest et kui ma esimest korda seda raamatut, seda Betty raamat lugesin, siis see oli üks näide ka seal, et ongi, et meid juba lapsena kasvatatakse niimoodi, et ongi, et sa õpid oma piire, oma keha ignoreerima, et mine tee tädile kalli, mine istu vanaisa sülle, mine sinna pildi peale, on ju, kui sul on et mul on suva, et sul on kõht täis, sa ei lähe enne lauast ära, kui see taldrik on tühi, on ju, et siukseid nagu piiride nihutamisi on nii sageli meie elus juba lapsest saati ja nagu kui sa ei mõtle selle teema peale, siis sa isegi ei saa aru, et see on ma enne seda koolitust oli, ma lihtsalt mõtlesin, kuna see mu siuke kaasaegne sõber, kes mulle nagu seda tutvustas, ma olin siis eriti et minu jaoks oli üldse šokk, et iga liigutust küsis, kas ma võin, siis mõtlesin, et natuke imelik vist, aga peale seda koolitust, kus ma saan aru, et nagu mis tagajärjed sellel kõigel veel on, ma arvan, et see on nagu hästi õigustatud ja see on nagu õige suund, kuhu me nagu liigume ja kindlasti see nõusoleku seadus peaks Eestis ka nagu vastu võtma, sest nagu nii elulised situatsioonid. Jah, selles mõttes see saate viimane osa ongi tegelikult nõusolek ja just nõusolek väljaspool magamistuba, sellepärast et sageli mulle tundub, et kui me ütledki sõna consent või või see nõusolek, siis nagu tundub, et me räägime seksist, on ju, aga me ei räägi üldse seksist või me räägime ka seksist, aga see ei ole ainuke koht, kus peaks nõusolekust rääkima, et Betty raamat Saamise andmise kunst ei ole ka seksiraamat, et see tegelikult autor ise soovitab nõusoleku ratast avastada esmalt ainult mitteseksuaalsetes kontekstides, kuna sageli siis nagu seks lisab seda mingit intensiivsust, mis paneb kõiki neid teadmisi ja kvadrantne unustama ja neid samu nagu skripte jälgima, on ju. Et siis sellepärast miks see käteäratamise harjutus on tähtis. Et see nagu maandab sind nagu
ja just on nagu ärevuse vastane ka, et kui inimene tunneb, et kas mõtted, emotsioonid võtavad nagu, siis see on ka hea soovitus. Jah, aga teeks üks jällegi mina kui mitteprofessionaal, vaid raamatuid lugenud inimene, teeks siis väikse kokkuvõtte, et mis see nõusolek on ja milleks see vajalik on, et Kristiina Pirk-Vellemaa siis ja Betty Martin mõlemad on oma raamatutes kirjutanud eraldi peatükid nõusolekust, et Betty defineerib seda kui laiemalt kui lihtsalt loa andmist, et võib-olla kui me tavapäraselt mõtleme, siis nõusolek võrdub sellega, et keegi annab kellelegi loa midagi teha, aga et Betty siis kasutab seal raamatus veidike teistsugust vaadet, et sa ei anna nõusolekut, vaid nõusolek on niisugune kokkulepe, milleni siis mõlemad need inimesed jõuavad koos. Ja tõeline nõusolek siis tähendabki seda, et ma tean, mida ma tahan, ma tean, mida ma olen valmis andma, ma küsin selgelt, ma austan teise inimese vastust ja ma ei alusta enne, kui meil on selgus nagu olemas. Ja miks see tähtis on sellepärast, et jällegi see nõusolek toob selguse, toob turvalisuse, toob väärikuse suhtesse, kui kõikidesse meie suhetesse vahet. Ja see on nagu valgus, et ta valgustab kõik neid asju, seda ruumi, seda nagu mänguplatsi, kus sa saate siis koos midagi luua. Ilma selleta sa nagu pimedas kogu aeg, sa ei tea, võid sa ei või, mis tundeid see inimesest tekitab, et see pidev ärevus ja pinge. Ja isegi kui inimene ütles, et ta pole hea partner, siis see pinge kasvab ja see ka ei lõppe nagu üldjuhul hästi. Jah, et ongi, et kui sul ei ole selgust, siis sul tekib pahameel, kibestumine, siuke vaikne kohanemine, kuniks sa lõpuks ei suuda ja siis on siis igasugused ärevus, depressioonid, kõik need võivad nagu tekkida igasugused ja mis iganes arusaamatused ja mis siis sageli viivad mitte toreda suhteni. Ja nõusoleku, kui me räägime turvalisusest, siis ongi, et see nõusoleku oskused tähendavad, et inimene märkab, mida ta tahab, ta väljendab seda, ta aktsepteerib eitavat vastust, ta peab kokkulepetis kinni, ta oskab ümber mõelda ja ta lubab ka seda teistel teha. Et ongi see, et võib-olla ühel päeval ma sobib X, teisel päeval ma ei sobi X ja see on täiesti okei. No jah, sest see kontekst ka muutub. Olla sul näiteks inimesel valutab siin pea ja tal tõesti praegult ei taha vaata või see tunnet ei ole, aga järgmine päev võib muutuda. Ja et ongi, et tänu sellele me oleme suhtes, kus me ei pea arvama seda, meil on julgus ja oskus seda väljendada, et me ei pea mingi salaja manipuleerima, et äkki kui ma piisavalt juuksed sasin, et siis äkki siis üks päev ta sasid ka minu juuksed vastu ja me ei pea oma mingiseid soove varjama, et see loob ka niisuguse turvalise keskkonna ja väärikus selles mõttes, et kui meil on suhe, kus mõlemad pooled on nagu selgusele jõudnud, me ei pea arvama, mis peaks olema või mis võiks olla, et siis see lahkus ja austus seal nagu loobki niisuguse väärilise... aga lihtsalt väga tihti just see hirm näiteks mahajätmise ees, ta blokeerib nagu selle kuidagi... et see hirm blokeerib, et inimene ei julgegi vaata öelda, mis talle meeldib, et äkki jätab partner maha, näiteks ka need seksuaalfantaasiad, et väga paljud isegi, kes seal konsultatsioonile tulevad, et kardavad isegi neid partneriga jagada. Äkki ta mõtleb, et ma olen mingi väärakas või et jah, see usalduse pool on kuidagi et kui on nagu hirmud, et äkki ta jätab maha, äkki ta mõtleb, et mul on halb või mingi, need hästi ka nagu rikuvad seda. Ja ongi, et jätkuvalt, ma ei tea, 10. korda juba ütlen, et nõusolek pole ainult magamistoa teema, et see, et kuigi see tänapäevane arutelu keskendub tihti seksile, siis nõusolek on ju suhtlemine, mis on suhtlemise, koostöö ja inimliku väärikuse alus, et see ei kehti ainult puudutuse kohta, ka näiteks elulistes olukordades see kehtib mingi, ma ei tea, soola ulatamisel või mingi reisiplaanide tegemisel või hoolitsemisel või abi küsimisel, laste õpetamisel, nagu me nägime, et tööalastes suhetes, nagu sa kommenteerisid, sõprussuhetes, et nõusolek on oluline kõikjal, kus, ma ei tea, minu soov kohtub sinu sooviga põhimõtteliselt. Jaa, see on nii ilus väljend. Et jah, ma arvan, et sa päris palju näiteid ka juba toonud, aga
võime natuke sukelduda eri valdkondadesse, et kuidas see nõusolek avaldub näiteks, ma ei tea, meditsiinis. Meditsiinis, no kui mina õppisin 15 aastat tagasi, see oli juba ilusti paigas. Et siis meid juba õpetati, et me tutvustame ennast, me kirjeldame, mis manipulatsiooni me teeme kehaga ja alles siis me küsime luba ja alles siis teeme. Et see oli, meditsiinis see oli juba siis ilusti nagu kõik kirjas ja paigas. Et ei ole nii, nagu pole vanasti lihtsalt tasakesi tuled, võtad verd ja ütled kohe ja lähed ära, et no, et ikka... Asuge sisse, võtke paljaks, tee maist ära ja siis noh... Jaa, et meditsiinis oli ilusti juba tol ajal õnneks. Jah, ma ei tea, ma mõtlen mingi treeneri töö peale, et on nagu mingid treenerid, kes on nagu mingi, mina ütlen, mis harjutusi sa pead tegema ja sa pead tegema seda. Samas mul on nagu tuttav, kes ongi siuke kes kuulab oma treenitavat, päriselt ongi nagu, mis harjutusi sa naudid, mis harjutuste tegemist sa naudid, mis harjutusi sa ei naudi ja nagu vastavalt sellele kohandab seda treeningkava, et nagu noh, siin on nagu erinevad dünaamikad ka jälle, on ju, et kes tahab sükest karmimat treenerit, kes mitte, aga nagu kõike saab teha austades teise soove ja piire. Täpselt. Et ja jätkuvalt, kui me oleme suhetes, me ei pea tegema asju sellepärast, et need on alati niimoodi tehtud või et me ei pea kasvatama oma lapsi ühtemoodi, sest et meid kasvatati niimoodi, et oleme teadlikumad. Vot. Aga jah, sina oled lugenud mõlemat raamatut. Ma paar aastat tagasi vist lugesin, et kohe, kui ta ilmus. Sekspositiivseks ja seda nõusolekuratast oled sina ka lugenud, aga hetkel veel inglise keeles, varsti siis eesti keeles. Ja ma Amazonist, jah. Et kellele sina seda raamatut soovitaksid? Peti raamatut? Või tegelikult mõlemat raamatut selles mõttes? No, ma soovitaksin tegelikult kõikidele inimestele, sest nagu nad on nagu nii kaasaegsed ja nii siuksed nagu inimlähesed, kõikide lähedased nagu teemad, mis on nagu üles tõstetud. No kindlasti terapeutidele, kes ta paaris suhetega tegeleb, üldse, kes töötavad inimestega koos, et see on minu arust nagu A ja O nagu mingi piibel, ütleks inimesega töötamisel. Jah, see on, noh, mul on nagu veits naljakas jällegi öelda, et ma ütleks ka, et Peti raamat on nagu kõigile lugemissoovituseks, sest ma tunnen, et kõik Väikse vankri raamatud, mida ma loen, on nagu, soovitan need kõigile lugemiseks, aga see on lihtsalt, need on lihtsalt nii aktuaalsed teemad ja nagu ma tunnen, et kõik peaksid olema vähemalt sama haritud kui see, et nad lihtsalt loevad selle raamatu läbi, et no veel taks üks situatsiooni, näiteks noor mees kingib seal, ma ei tea, oma tüdruksõbrale, ma ei tea, lõputult lilli, mingid kalli kingitusi ja tegelikult noh, tüdruk ei palunud, lihtsalt ta kingib. Ja siis lähevad lahku, siis tuleb, ma tegin kõike sinu jaoks ja ma ei tea, aga just see, et tegelikult ta ise tahtis, sest tal ise oli see elevus, ta ise sai neid positiivseid emotsioone, et ta tegi selle inimese, kuigi inimene isegi palunud, vaata. Et ka siuke klassikaline situatsioon. Ja ma tahaks öelda meestele, et ärge olge sellest roosast värvist hirmutatud nagu päriselt. Me oleme just praegu nagu seal kohas, et me just sai see raamatukaas kujundatud ja see on samuti roosades värvides ja siis ma nagu mõtlesin selle peale, et kas meie ühiskond on valmis roosaks raamatuks jälle, et nagu niisugune tunne, et kohe, kui see raamat on nagu roosat värvi, siis see on umbes, et see on raamat naistele, on ju. Ja see on nagu, mehed, palun olge täiskasvanud ja lükkake mu hirmud ümber, sest et ma tunnen päriselt, et mul on niisugune tunne, et võib-olla ma peaks selle raamatu mingi valget värvi tegema või nagu midagi, mis on niisugune rohkem aktsepteeritav on nagu kõigile, sest et mul niisugune tunne, et võib-olla mingil vanemal mehel on piinlik võtta roosa raamat kätte ja siis seda lugeda ja siis on nagu ühesõnaga minu kui noore kirjastaja mõtte, et palun öelge mulle, et ma ei ole hull. Jah. Aga võib-olla lõpetuseks, mis on üks väike samm, mida inimene saab juba täna teha, et olla oma soovide ja piiridega rohkem teadlik? Mis sina pakud? No ma pakun, äkki ta ei pea ütlema kohe jah, ta võib öelda, eks ma mõtlen sellest. Et siis sai nagu, sest väga tihti on see esmane reaktsioon ka nagu vale, et psühholoogiast, et näiteks inimene küsib sult küsimuse, mida sa üldse ei oodanud.
et siis esimene reaktsioon võibki olla ei, aga pärast läheb nagu see järgmine laine, et kui see inimene nagu analüüsib, mõtleb, et võib-olla see ei olegi ei, võib-olla ongi ja, et ma arvan, et anda enda kas või mõtlemisaega. okei. Et sa ei pea kohe vastama, kui tahad või ei taha, ütledki, kuule, ma mõtlen näiteks nagu Scarlett O'Hara, ma mõtlen sellest homme, et nagu, et see ka võib-olla on niisugune hea soovitus, ma arvan. Minupoolne soovitus on see, et sul on õigus öelda ei ka toredatele tegevustele. Et me ei pea ütlema ei ainult asjadele, mis meile nagu täielikult vastukarva on, vaid ongi nagu näiteks see, et ma ei tea, sõber kutsub mind kinno mingil päeval, kindlal kellaajal ja ma ütlen talle ei, sellepärast et ma ei tea, ma tean, et ma olen sel päeval juba overbooked ja ma arvatavasti selleks kellaajaks olen lihtsalt juba kapsas ja mul ei ole energiat, seega ka toredatele tegevustele on okei öelda ei. Et see on minu väike samm, minu väike soovitus inimestele, kuidas siis juba täna oma soove ja piire siis teadlikumalt seada. Olgu, aga lõpetuseks siis, kust sind leida saab? Kas sa võtad juba kliente vastu? Võtan küll kliente vastu, et online konsultatsioonid, et saate näha mu Instagrami, saate kirjutada ja hetkel on ka meestekliinikus siis praktikal. Okei. Ja milliste küsimuste puhul võiks siis sinuga kontakteeruda? Absoluutselt. Igasugused küsimused, et seksiga seotud küsimused, suhetega seotud küsimused, eneseidentiteet ka, et kui inimesel on ennast nagu raske vastu võtta, erinevad fantaasiad, täitsa ükskõik. See on niisugune lai teema. Okei, väga hea. Ja minu poolt ka lõpetuseks, et Kristiina raamatu sa leiad kindlasti meie e-poest ja olenevalt sellest, millal ma selle saate siis lõpuks üles laen, loodetavasti sa leiad ka juba Betty uue raamatu Saamise andmise kunst ka meie e-poest, et igatahes mine vaata üle, meie e-poed on print.ee ja veel kord väike promo, et märtsis siis toimub 2 töötuba, üks Tallinnas, üks Tartus, teemaks jätkuvalt Betty Martini nõusoleku ratas. Kas sa kuupäevi ka tead juba või? Tean, aga ma ei ütle. Et minge Instagrami ja minge vaadake meie collab-postitust Naked Love'iga. Ja kes on juba meie uudiskirja tellija, võib-olla jätkuvalt olenevalt, millal see podcast üles laetakse, võib-olla sa oled selle kutse või uudiskirja juba kätte saanud, aga tahan lihtsalt öelda seda, et kohti on väga vähe, väga väike üritus tuleb siuke maksimaalselt 30 inimest saab tulla, nii et kui on huvi, tule, kohtume, räägime juttu, oleme sekspositiivsed koos. Ja teen ka väikse promo, et meie kolleeg Margus Vee siis juhatab niisugust projekti nagu piirid.ee, et seal annavad siis anonüümselt, saab kirjutada, kui on mingi küsimus piiridega seotud seksuaalsete teemadel, et seal professionaalid siis annavad vastuse, kõik on anonüümne. Et just mis puudutab nagu piire seksuaalelus ja seda seksuaalelu, et niisugune kaasaegne koht, kus saab siis alati abi. Olgu, ja ma panen piirid.ee. Jah, piirid.ee, ma panen kõik lingid saate kirjeldusse ka, et minge vaadake ja klõpsige. Nii et kui sul on küsimusi, huvitavaid Redditi lugusid, tahad jagada oma kogemusi, tagasisidet või soovitusi, siis saad need edastada meile vormi kaudu, mille lingi sa leiad saate kirjeldusest. Ja suur aitäh sulle, Anna, et sa, Josefiine, et sa tutvustasid meile seksuaalnõustaja ametit ja jagasid meile kogemust oma kogemust siis nõusoleku rattaga, et ja viimaseks ka tänan ka sind, kuulaja muidugi, et sa võtsid jällegi aja meiega ühineda ja kohtume taas järgmises episoodis. Ja võiksingi öelda, et nõusoleku ratta saab iga inimene kasutada ja oma elu siis kvaliteeti tõsta. Ja. Nii et tšau!